Põhjuseid võib olla hästi palju, eks ole, et see võib olla seotud kas või sellega, et mida sa õhtul näiteks õhtusöögiks sõid, sest et näiteks kui see õhtusöök oli liiga süsivesikurikas, võib-olla see öine selline kehv uni võib olla seotud sellega, et lihtsalt seal see veresuhkru tase oli kõrge. Näiteks seda ma olen ise ka tundnud oma nahal, võin kõigile tunnistada seda, et mõnikord, kui juhtub selline asi, et see on õhtul liiga hilja jäätis, seda ei ole väga tihti, aga vahest juhtub, siis ma tean, et ma tegelikult magan öösel väga halvasti ja kuigi võib-olla lähen normaalsel ajal magama ja ärkan hommikul just, kui unetunnid on täis, siis tegelikult ma tunnen ennast kuidagi väsinult, kurnatult ja ma ei ole kogu aeg kandnud glükoosimonitori, aga selge on see, ma arvan, et see veresuhkur on olnud selle sama suhkruse jäätise tulemus on tegelikult kõrge ja ma magan halvasti ja kõht ka veel tavaliselt valutab. Et see võib olla sellest, see võib olla tingitud ka unehügieenist tervikuna, eks ole, et kas milline see toatemperatuur näiteks on, kas sa saad seal välja puhata, eks ole, kas see magamistoas on näiteks õhutatud see ruum üldse, mis kell sa magama üldse lähed, eks ole, et kas see on see nii-öelda prime time või sa tegelikult lased selle magama mineku õige hetke nagu natukene hilja peale ja siis pärast vähkled veel tükk aega voodis, eks uni lihtsalt ei tule. Põhjuseid tegelikult on väga palju.